Igal iPadis oleval rakendusel on oma pisipilt. Pisipildid on tegelikult ka Safari otseteedel, nagu näiteks see otsetee siin. Just nendel Safari otseteedel on need pisipildid sageli sellised üsna mõttetud. Mõttetud selles mõttes, et näiteks see valge plänn siin ei ütle mulle selle otsetee kohta ju tegelikult mitte midagi. Iconical on selline rakendus, mis lubab meil teiste meie iPadis olevate rakenduste pisipilte ümber disainida endale meeldivaks. Lisaks lubab see meil luua otseteesid nii Safarist kui ka teistest rakendustest. Vaatame, kuidas see kõik toimib. Kõigepealt tuleb meil valida mingisugune rakendus, mille pisipilti me muuta tahame. Nagu näha on siin reas kõik rakendused, mis minu iPadis on, aga siin üleval tuuakse välja sellised minul siin 5 erilist rakendust. Need on rakendused with additional actions, ehk siis rakendused, millele on võimalik luua ka otseteid, mitte ainult pisipildi disaini. Näiteks Google Maps rakendusel on võimalik luua otsetee, mis ei avaks seda Google Mapsi mitte seal, kus tavaliselt, vaid mingisuguses kindlas vaates, näiteks kas siis satelliitvaates, ja siin on neid erinevaid vaateid päris palju tegelikult, aga siin on olemas ka navigatsioonivaade, ehk siis avaks Google Mapsi navigatsioonivaates. Siin on ka võimalik isegi lisada kohe alguspunkt ja lõpp-punkt, aga seda ma hetkel teha ei taha. Ma tahan, et lihtsalt see otsetee avaks Google Mapsi navigatsioonivaates. Ja kui see on siin valitud, siis puutun Create. Nüüd on mul järgmise sammuna vaja siis luua siia selline uus kujundus. Kui ma tahan, siis ma võin muidugi mitte luua, lihtsalt vajutada siia Create. Aga mina tahan vaadata, kuidas see edasi siin toimib. Siit esimesest nupust saan ma kas siis iPadiga foto teha või siis valida foto, mis on juba tehtud minu iPadis. Teisest ikoonist saan ma leida mingisuguse foto või mingisuguse minu poolt juba tehtud kujunduse, mis on mingisugusel kindlal veebi aadressil. Siit alumisest nupust saan ma siia kleepida mingisuguse foto, mille ma olen ennem kuskilt iPadis kopeerinud. Ja siit poolt alt saan ma valida Google'i piltide seast, Google'i pildi otsingust mingisuguse foto. Kuna minu oli tegemist navigeerimisega, siis ma otsin mingisugust pilti, millel oleks mingisugune kena ilus tee. Näiteks kas või selline siin. Nagu öeldud, hoian siin näppu pisut peal ja vajutan Use this image. Nüüd visatakse mulle ette selline aken, kus ma saan seda pilti siis positsioneerida siia igatpidi. Selleks, et siit ka see keeramise funktsioon lahti lukustada, võin ma puutuda siin seda ikooni ja ma saan seda pilti keerata ja igatpidi lohistada siin selle ruudu all, kuidas ma soovin. Ja vajutan siia Save. Nüüd on siin 2 nuppu, mis jäid veel rääkimata. Siit ma saan seda pilti veel muuta, ehk siis seda pildi asetust siin. Ja sellest ülemisest nupust, see on pliiatsi nupp, järelikult saan ma siin kirjutada selle ikooni peale midagi. Valime siit punase värvi, Save, ja siis saan midagi, näiteks kirjutan siia, et tee. Tegelikult ma ei taha siia midagi kirjutada hetkel, aga see kirjutamise võimalus siin olemas on. Ja nüüd saan ma siia lisada ka selle ikooni nime, mis on selle ikooni juures tavaliselt iPadil. Ja siia panen ma näiteks Navi. Ja nüüd ongi mul see ikoon valmis. Puutun sellist alumist nuppu siin. Nüüd kõik see asi toimib läbi Safari. Safaris siin juhendatakse mind, et ma pean puutuma sellele nupule ja järgmisena sellele nupule Add to home screen. Ja lisatakse mulle see otsetee siis iPadi ekraanile. Nüüd, kui ma seda puutun, siis peaks avanema Google Maps navigatsioonivaates. Vaatame, kas see nii ka juhtub. Puutun seda nuppu. Ja
ongi nii, avatakse mul Google Maps navigatsiooni vaates ja siis ma saan siia juba sisestada oma sihtkoha ja navigeerida sinna, kuhu ma soovin minna.